Cause girls is players too. Cause girls is players too. Bitches getting money all around the world. Cause girls is players too. What you know about living on the top? Penthouse suites looking down on the top. Neiud, enne kui Reinu teid seal veel meelde tuletab tähtsamad asjad ja aga siin, kui sa siit praegu välja lähed, keskendub ühele asjale, sellele, mida me tahame teha. Seda, mida me saame kontrollida. Jah? Ehk siis ei ole seal lehvitamist fännidele midagi, sa keskendud enda asjadele, enda mängule, enda võistkonnale. Tugev võistkond võidab mänge. Jep. Aine, davai. Võib-olla alguses, nüüd mängiti lühikselt lahti, et just. Anne-Gret Kala paneb selle palli sinna. Ja lüüaksegi ära nurgalöögi järel. No vaat said siin eelmine kord, ütleme nädal aega tagasi väga palju standardeid harjutada Paide naiskond ja tundub, et nüüd siin on mingid järeldused sellest tehtud, analüüs tehtud ja Renate Mehevets. Naiskonna kapten ja see juures veel selline mängija, kes siin 2 aastat tagasi tõmbas karjäärile lausa joone alla, sellisele suurele karjäärile ja ütles, et aitab nüüd küll, aga kui teda siis Siire Kapper kutsus Paide linnanaiskonda teise liigasse, siis ta mõtles, et teises liigas võib ju mängida ka ja vaat, kus nüüd me näeme Renate Mehevetsa mängimas nii kõrgliigas kui ka siin karikafinaalis ja lausa 3. minutil skoori avamas. Võimaluse seal ära, aga ütleks, et kõige lähem, aga nüüd saab Treiberg minna ja Teder natuke eksib siin välja tulemisega ja hindab valesti seda põrget ja Treiberg läheb, kas läheb löögile? Ja Emma Treiberg, ütlesime, et tal on palli vaja ja... Tere ja tervitame teid suve peale ennast Pärnust. Enne suve on siia kohale jõudnud Paide linnameeskond, sellepärast et minu selja taga antud hetkel käiva mängu raames, naiste karikafinaali raames Paide linnanaiskond ja õhtul kell 7 alustab siin mängimist Evald Tipneri finaali raames ka Paide linnameeskond ja vastamisi minnakse FC Floraga. Meestel võimalik siis auhinnakappi asetada oma 3. ajalooline trofee ja naiskonnal võimalik täna sinna oma esimene särav, kirgas, ilus karikas paigutada. Skoor antud hetkel 23. minuti juures 1-1 viigiline. Sporting skoorinud korra tulnud tagasi kaotusseisus, sellepärast et Renate Mehevets alustas seda mängu hästi meie jaoks skooris ja kõik justkui meri oli juba põlvili. Aga minutid ja mängu on minna. Meeste mänguks on natukene rohkem meil aega, nii et pilgud statale, naudime päeva. Päike on väljas, mida sa veel tahad elult, kui et jalgat ja päikest. Ja Todingu poolt pikem pall ja Treiberg võtab väga hästi omaks ja 2-1! Ja Emma Treiberg on see mängu muutja, tähtsad väravad tema jaoks. Ehitame, võtame selle punase praegu selleks pallikeseks. Me peame need pikemad leidma siia üles liini, need lähevad võitluse peale, ongi sitaks raske, aga meil on vaja nüüd Alexa, Rein liiga pikaks ja me ei jõua lihtsalt seda teist palli, selle pealt me ei saa seda rünnakut jätkata. See värav on sul õhus. Me ei saa seda, me saame kontrollida, mida meie teeme. Sa pead tahtma, kui sa lähed ja tahad olla parem, kui sa olid eelmine poolaeg, siis me saame selle kätte. Ja see on sinu fookus, sa lähed proovid olla parem. Sest meil, ta ei jõua, seda peab aitama keskvälja. Ehk siis tõmbame selle nagu kokku pool natukene kõrgemale pead aitama, see on veidi rohkem. Võin jah? Võida. Kohe kõrgelt peale pall tagasi võita ja nüüd Saulus saabki minna seal Ilisson tal vastas ja nüüd on kolmeks! Kuidas see pall praegu puges? Lihtsalt käe alt sisse! Nagu EM-il ja Aitana Bonmati Bergerile lõi sealt. Imse kenasti hoiab. Kaitsesid lööb ära nüüd. Veel kord on Paidel võimalus seda sinna toimetada. Ja nüüd näeme ka 5 minutit vähemalt antakse juurde ja hoopis Saku on tulemas siin. Ja nüüd Ränk, kes võtab seal ette ja läheb hoopis peale lööma! Ja kas tuleb? Ja suluseisu ei ole! Grete Taut!
Sirje Kapper minu juures. See on esimene naiste finaal meile. Uskuge mind, juba finaali saamine on väga suur asi. Nii et suur aitäh teile kõigile mängijatele, kogu staffile. Mis ma veel teile öelda tahaks? Pisarad selles olukorras täiesti okei asi. Aga uskuge mind, ükski kaotus ei defineeri teid nagu mängijatena. Teid defineerib ainult see, kuidas te selle kaotusest välja tulete ja edasi siit lähete. Ehk siis, nagu te teate, jalgpallis igal liiga ajal mängitakse välja 2 tiitlit. Üks on karika siis tiitel ja teine on liiga tiitel. Ühes me täna pidime tunnistama Saku paremust. Saku oli täna tõesti vääris seda võitu. Ta oli natukene meist parem. Aga te teate, et olete suutelised siit hästi edasi minema ja kõik järgmistes mängudes andma jälle kõva lahingu. Selleks, et üks suurem tiitel on jätkuvalt mängus ja uskuge mind, see on ainult teis kinni, kas te olete meeskonnana või siis naiskonnana selle nüüd hooaja lõpus saate pea kohale tõsta või mitte. Nii et klubi poolt suur kummardus teile veel kord, aitäh selle pingutuse eest, jääge kõik meeskonnale kaasa elama, õhtul on meil väike laud kinni pandud, tähistame seda, et täna on pidupäev, et me olime finaalis ja veel kord paneme siit koos edasi, me kaotame koos, me võidame koos, nii et suur aitäh teile veel kord. Sokarinetist ka räägitakse. Kas me üldse teedsime ka? Hakake rääkima. Jah, et te võite rääkida. Aga ma ütlen teile ausalt, uskuge mind, ma olen väga palju finaale kaotanud enda elus. 5 korda olen ka võitnud. Aga sama palju vähemalt olen kaotanud. Emotsionaalselt on raske. Aga ma arvan, et Veiko ütles õigesti, et lõpuks ei defineeri teid inimestena ja see, kuidas te sellest välja tulete, see on kõige olulisem. Nii et pea püsti ja lähme siit edasi ja ma loodan vähemalt, et ma nägin seda siirast rõõmu, kui esimest tüdrukut siia täna riietusruumi sisse tulid, et milliseks me selle teinud olime, et vähemalt midagi positiivset kaasa võtta, siis võtame selle tänasest. Ja? Peatreener Kapper, sinu kodulinnas said oma selle ühe kodumängu, nagu sul on meeldinud öelda. Aga ei olnud täna see kodulinn paraku sinu tiibadesse tuult puhumas selles kontekstis, et paraku pidime võtma vastu valusa kaotuse sinu esimesed emotsioonid. Esimesed tunned on ikkagi kurvad, ehk siis me väga tahtsime. Ma arvan, seda oli väljaku peal näha ka, et me tegelikult tahtsime, võitlesime, aga see miski ei puudu. Ehk siis nii nagu me läksime ka siit riietusruumist tegelikult nüüd ära, on see, et mis seal siis ikka, siis peab uuesti tegema. Mäng algas iseenesest hästi, kapten Mehevets viis meid juba 3. minutil, kui me juhtima, aga siis vastas Saku ja vastas 4-ga. Mis see murdepunkt oli tänases mängus? Ma arvan, et see 3. värav, ehk siis see võib-olla oli see, mis korraks selle masti nii-öelda nagu maha võttis. Ja küll tulime pärast, üritasime veel seal teise poole, ma arvan, viimast 20 minutit üritasime, lõime isegi posti ja kohe pärast seda posti oli ka see 4. värav ja ma arvan, siis oli küll see, et aega on vähe, me küll üritasime, aga sealt 3 lüüa tundus keeruline. Läks nende finaali jõudmistega on see 50% tõenäoliselt kaotad, 50%, et võidad valus kindlasti, aga mis need jutud teil riietusruumis sinu ja Kaivo juhtimisel täna olid? Fakt on see, et liigas siiamaani kõrges tipus, tiitel on mängus, tiitel on võidetav. Millele fookus läheb nüüd, kus tegelikult tunne on valus, aga mängida mille nimel on? Jaa, kindlasti, et liiga on just hoo tegelikult ja alles sisse saanud, et reedel on juba uus mäng ja peab keskenduma sellele, aga need jutud, mis sai tüdrukutel öelnud, et see, et me tegelikult finaali jõudsime, on juba suur asi. Kui me mõtleme, et me alustasime seda teekonda teisest liigast, me jõudsime siia lisaks klubina nende naiskond esimest korda on finaalis, ehk siis küll neid finaale tuleb veel ja küll me jõuame oma parandused teha ja küll me võidame neid karikavõistlusi ka, aga jah, et elame oma tunded välja, nutame oma pisarad ära ja reedel oleme juba uuesti lahingus, nii et ja keskendume liigale.
My boy Dax up in Canada. Ice on my neck, doesn't come. I'm a pretty boy, I'm stunning. Super speed Sonic, I'm running. Super speed Sonic, I'm running. Call me Big Papa, I'm Sonic. I should pop the dick when she want it. I'm a bad boy, make loving. I'm a bad boy, make loving. Hey, good pussy sound like pasta. I got young Jack, call the pastor. She could do right, she a master. Little Einstein, bitch, I'm a blaster. I can go slow, go faster. If I bust quick, that's a bastard. Young Bollywood, get cashed up, get rich quick, big bag, yeah, cash up. Our commitment need to be higher than fucking opponent. Our work ethic need to be better than opponent. Our focus need to be better than opponent. And we're gonna be fine, guys. Okay? And most important, guys, you need to go out and enjoy the work what you are doing. Okay? Come on, let's go. 1, 2, fire! Siis tribüünipoolses osas. No nüüd me näeme uuesti seda palli, mis tuleb sinna praktiliselt penaltipunkti lähistele ja nii kuule jääb natukene hiljaks Zenjovi takistamisel. Nonii, ja nüüd sujuvalt teleporteerunud meeste Evald Tipneri finaali. Meil on seljataguse tabloo peal näha 33 mänguminutit, nii et Flora on suutnud juba paralleelselt nende büroga 13. või 12. minutil meil ühe värava lüüa, minna 1-0 juhtima, nii et Paide tagaaja rollis, nii nagu ka naiste finaali puhul. Naised paraku jäid karikast ilma, meil veel 60 minutit siin meeste murul mängu minna, nii et jällegi loodame kõige paremat, pöödlad pihus ja kolmas karikas Paide linna meeskonnale vajab kappi lisamist. Teisel keskkaitse peale ja M-kumb jääb siis õimu peale, nii et hästi on ära jaotud, nüüd õim on vaba, saab siin üle ära viia ka ja Sappinen praktiliselt juures ja vaadake, missugust pressingut tehakse. Sander Alamaa lööb ära ja nüüd tegelikult Paide. Ma vaatasin, praegu oli rünnakusfaasis Floral rohkem mängijaid kui Paidel neid, kes üritasid lühikese sööduga alt välja tulla ja ühel hetkel see eksimus tuleb. At the moment, just in the build up in middle of the field, you can even come more inside. You feel more in the pocket. Edgar, you need to push up a little bit higher. Move out, and we need to go behind. You see, we can't, it's difficult to. Diagonals on the right side. Like compact in the pressing, we need to be a little bit higher. We need to be higher now. Second balls, like I said, second ball is important. Come on, heads up, guys. Come on. Hey, come on. It's only one goal game at the moment. One goal game. If we can score back, we can be back in the game. Okay? Don't put your fucking heads down. We need to keep going, keep going, keep going. Energy, guys, energy. We come back. Üle kogu sellest meeste summast üle. Sappinen astub üle, läheb Ojamaale ära 16 kastis. Ja meelitab selle palli sisse mingit moodi. Ja võitluse peale ja sealt need lahtised pallid ära korjata, et kui sellise... Varjund väga osavalt jälle vabaneb ja sööduga ja see on 4. See on 4. Sergei Zenjovilt teine. Longates, aga pall on võrgus. Sellist head taset, aga siin jookseb juba üle. Vaadake seda Kuraksini kiirust, kuidas läks praegu minema ja keskele. Chippi ei tule ja teise... Ja veel on võimalus, aga see pall on ikkagi võrgus. Ja 5-0. Külma närvi ja oskuslikkust ja ütleme, et sellise nurgalt tavaliselt söödetakse sinna keskele ja samas kui me oleme rääkinud, et sinna Paide mängijad ei jõua, siis ei jõuagi ja Soona võttis selle vastutuse endale ja paneb... No Tovstikule teeb ikka korralikult siin selles olukorras ära. Ja tõmbab siit vasakuga niukse paugu, nii et Kivile tõmbab isegi pea eest ära, et poleks seda liigutust teinud siis. Jänko!
peatreener Tarmo Kink on minu kõrvale jõudnud. No Tarmo, kui avapoolaja järel tegelikult seis oli küll 0-2, aga ei paistnud see mängupilt kuidagi üldse selline väga ebavõrdne olevat, siis praegu tuleb ikkagi tõde tunnistada, 1-5 kaotus on päris kindel allajäämine. Mis see oli, mis täna saatuslikuks sai? No, eks kõik 5 väravat olid omamoodi saatuslikud, aga selge see, et 2-0 pealt sul on alati veel lootus, aga ja eks see 3. juba lõi põhimõtteliselt selle kirstunaela meile ära ja eks peale seda et muidu oleks pidanud distsipliini lõpuni hoidma, et sa ei tohi nagu päris lappes seda mängu lasta, aga 5 on täna tõsiasi. Häälestatusega täna meeskonnal, kui sa siin pühapäevase mängu järel olid kriitiline meeskonna suhtumise suhtes ka, siis kas täna on sul ka selliseid etteheiteid? Ei ole mingeid etteheiteid, et nagu siis ütlesid ka, et mänguliselt see võib-olla ei olnud see 0-2 teenitud meie jaoks, aga kuskil me teeme väikseid apsakaid vigu ja vastane selles mõttes kohe kasutab need ära, eriti just Flora-sugune meeskond ja Flora on praegu hea soos ja me peame tööd edasi tegema. Paidel on praegu päris raske periood käsil, aga hooaeg on veel tegelikult ikkagi nii noor, et kõik on võimalik. Kuidas sa näed, et te nüüd sellest august välja ronite ja ikkagi oma sellise õige positsiooni ja mängustiili ja suhtumisega edasi lähete? Ega siin muu ei aitagi, ega elus alla ei tohi anda, selles mõttes uskuma peab ja kõige tähtsam peab tööd tegema, et ega nagu ma ütlesin ka eile intervjuus, ega kuskil mingit võlu inimest või džinni ei ole, kes meid välja päästaks, et ise peame selle töö ära tegema ja nii ongi elus. Olgu, Tarmo, aitäh! Aitäh!